Olen väikese ettevõtte juht, kus on tekkinud vajadus suurendada tiimi. Olen harjunud üksi tegema kõike. Enda mõtete, soovide väljendamine kohati liiga keeruline. On omandamata selline oskus, arvab see inimene. Samuti unustan inimesi tunnustada, nendega suhelda. Ja tänatakse seminari eest ja hoitakse silma peal. Jah, jällegi, mis ma oskan selle kohta öelda, on see, et see on esiteks väga hea esimene samm, et sa tuvastanud seda, et sul on see murekoht. Tihtipeale see ongi üks suurimaid asju, kus ei suudeta tuvastada seda ja nüüd ei ole mitte midagi muud teha, kui tulebki võtta energia ja panna see energia selle konkreetse oskuse omandamiseks. Sest see on ju väga hea. Kui ma tean, et mul on vaja korvpalli mängida ja nüüd ma saan aru, et ma ei oska seda mängida, siis väga hea, nüüd ma saan minna korvpallitrenni ja hakata korvpalli õppima. Suhtlemisega kõik samamoodi. Probleem tavaliselt on selles, et inimesed tegelikult ei tea ega suuda tunnistada iseendale, mis on see oskus, mis neil omandamata on. Ja kui sa ei tea, mida endas arendada, siis võt see on ja palju keerulisem. Ja nüüd selle jaoks, et unustada, või tähendab mitte unustada, siis on meil väga palju erinevaid lahendusi. Esiteks võime luua endale sellise keskkonna, mis ise meile meelde tuletab asju. Kalender on selle jaoks, erinevad äratuskellad, et samamoodi minul ei jää inimeste sünnipäevad meelde. Ja osad inimeste puhul ei ole mitte mingit vahet sellest. Sul on oskus omandamata, sa ei ole eraldi treeninud. Just, meil selle jaoks eraldi treeninud ja ma ei näe ka, et see oleks mingi eriline asi, mida mul oleks otseselt vaja teha. Nüüd, mis sünnipäevasid ma tahan meelde jätta, on lihtsalt naise oma ja laste oma. Ja nüüd isegi naise ja laste sünnipäevad ei jää mulle meelde. Mis ma teinud olen, ma lihtsalt üles kirjutanud need kuhugi endale, et kui mul on vaja seda teha ja mul on meelde tuletused pandud. Ma tean, et üks minu meeskonna liige, kel on täpselt samasugune mure, siis ta on isegi kalendrisse pannud, et ta peab korra kuus viima naisele lilli. See on task. Ja siis, kui ühe korra naine seda nägi, siis naine oli veits võib-olla frustreerunud, et kuidas sa ei mäleta mind või mida iganes. Ja siis ta ütles, et kas sa tahad nüüd lilli või ei taha. Sest et minul nad meelde ei jää. Ja see on tema aju siuke lihtsalt. Et see, mismoodi mina selle asja teostan, et kui see teostus osa saab kriitikat, kuigi ma toon selle tulemuse, mida sa tegelikult vajad, siis selle tulemuse kritiseerimine on üks kõige, ütleme, selle tulemuse selle meetodi kritiseerimine üks kõige minu see ebaefektiivsemad asju, mida üldse teha saab. Ehk siis ma see asi see töötab, aga sa teed seda liiga kiiresti. Või näiteks on see, et mõni inimene tal nagu näiteks töötab tunni aja jooksul on ja peab deliverdama midagi, siis ta teeb 15 minutit ära, siis sa rahul, et ta nii kiiresti ära tegi. Või vastupidi, et läheb liiga kaua aega. Nüüd, kui läheb liiga kaua aega, siis meil on võimalik, see on võib-olla see, et meil on arvestanud on vähem aega, et meil on vaja kuidagi koomale tõmmata, sest et see ei vasta selle meie vajadusele, mis meil on. Siis me saame seda timmida ja teha. Ehk siis, aga kui see toob selle tulemuse, mida mina soovin, ja ma väljendan oma nii-öelda suutmatust või oma struggle'it sellega, siis me peame võtma seda arvesse ja senikaua, kui me kritiseerime seda teise inimese meetodit, kuigi need tulemused tulevad, siis mina ei ole näinud, et see kuidagi õnne toob. Eriti, kui me ei ole kokku leppinud seda, mismoodi seda teha. Ma jäin su lillede näite peale mõtlema, et väga hea, et selles näites oli selge ja lihtne vastus, jah, ma tahan neid lilli ja oligi probleem lahendatud, aga see võib ka teisiti olla, võib tihtipeale ma kujutan ette tulla vastus, et ma tahaks lilli küll, aga niimoodi, et see tuleb sul endal südamest ja sul endal tuli spontaanselt see mõte. Noh, siis saab lilledest edasi liikuda ja võib-olla väljendada neid samu, mis iganes asju muude žestidega, mis tulevad loomulikumalt. Ja kas inimene saab valida, milline on tema aju? Tõenäoliselt ei saa. Nüüd, kas ta saab seda treenida? Jah, saab küll. Nüüd küsimus ongi, et okei, ma võin seda tegema hakata, kas sa tahad, et ehk siis mis on need kompromissid või mis on need asjad siis, kui palju me aega panustame, et oletame, ma mõtlen selle peale ja panen plaani paika ja nüüd ma tuvastan, et okei, selle jaoks, et see asi meelde jätta, ma pean hakkama iga nädal 2 tundi, ma ei tea, mõtteharjutuse tegema ja käima psühholoogi juures või selle jaoks, et lihtsalt seda lillede värki, et mul oleks parem ajumälu versus ma saan kasutada selle jaoks need vahendid, mis minu jaoks töötavad. Ehk siis see on kokku see, et me üritame siis hakata teist inimest muutma.
ja kui me üritame teist inimest muuta, siis palju õnne selle kõigega. Et kokkuvõttes me peaksime leidma selle koha, kus me saame olla mina ise. Nüüd see ei saa olla vabandus. Ehk siis ma pean ja tahan näidata seda pingutust ja kokkuvõttes me peame leidma sellise lahenduseni, mis mõlemale poolele sobib. Ja võib-olla mõnel juhul on siis see, et see ei sobi ja siis on meil lihtsalt probleem. Et me ei aksepteeri üksteist, sest kui teine isegi üritab ja pingutab ja tal tule see välja, sest et tal on mis iganes, tal on ATH, tal on mingisugune probleem, siis tegelikult see, kui teise inimese mingisugune oskamatus või nõrkus sind nii hullult häirib ja sa tahad seda muuta, no siis on väga keeruline nagu koht seal suhtes, sest et tegelikult ma peaksin rohkem ikkagi enda peale mõtlema, endaga tegelema versus see, et üritada seda teist inimest muuta kellegi, kes ta ei ole. Eriti kui meil on nagu isiklik suhe, kus me ei ole mingid professionaalselt koos ja ei pea tootma mingit tulemust. Just. Ehk siis siuksed mõtted. Ja kui siis ununeb inimestega regulaarselt suhelda või neid tunnustada, siis nagu Remo ütles, saab panna endale kas või meeldetuletuse või planeerida aja selle jaoks. Ja teine huvitav asi, mis selle juurde mul tuleb ka, on see, et kus seda võib ka öelda, on see, et kuidas seda võiks ka väljendada, on see, et järelikult nende asjade meeldespidamine ei ole hetkel sinu prioriteet. Ja ei pruugigi olla, sest meil on elus võib olla tähtsamaid asju ka, kui konkreetselt see asi. Ja nüüd, kui see teise inimese jaoks on ülioluline prioriteet, siis nagu me ütlesime, meeskonnana oleme mis asi, üks organism. Nüüd see meeskondlikkus prioriteerimise listis läheb tasemele, ma ei tea, top 5 meie kahe peal kokku. Ja nüüd ma pean mõtlema, kuidas ma seda saavutada ikkagi saaksin ja kas see viis, kuidas ma nüüd seda saavutada saan, annab selle lõpuks selle tulemuse. Ja nüüd me peamegi lõpuks nagu vaatama tervikut pilti, sest et kas see asi sellisel kujul on seda vaeva ja seda töömahtu väärt. Ja nüüd siin jällegi tuleb usaldada seda teist inimest. Et kui mina ütlen, et mul kulub selle jaoks 5 tundi ja see võtab mul rämet ajuressurssi, siis kas ma tahan seda teist inimest panna sellisesse olukorda, et ta nii palju siis pingutama peaks just selle asja jaoks, mida mul on vaja. See võib-olla nii on, et on nii vaja, aga kas see on seda väärt ja seda saab ainult 2 inimest ise arutada ja lõppkokkuvõttes mina ise pean otsuse tegema. Kas mina tahan ja suudan olla selles meeskonnas, kus on sellised standardid ja sellised tingimused, kes peavad olema peas või me võime kasutada abivahendeid ja kui või kasutada abivahendeid, siis võib-olla me lihtsalt sobi kokku. Et nagu need on need asjad, mida meie ei siin omavahel kokku leppida, et meeskond peab ise looma oma nii-öelda kokkuleppeid ja korra ja sellest siis kinni pidama või siis arendama seda ja osad kokkulepped lihtsalt viivad meid lahku, sest need ei sobi ühele või teisele poolele. Vaat, siuke elu on. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid
et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, on ju, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis, mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutugi robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage. Kõik lingid, mida me kõike veel teeme, me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!